otsid ideid, kuidas korraldada ettevõtte meeskonnale ägedat üritust või miks mitte vähe teistmoodi nädalavahetus sõpradele, siis tuleb tulla Raassillale, sest siin jagub nii adrenaliini kui elamusi rohkem kui külm. Teada alustuseks mul on äärmiselt kahju tunnistada, et ma ei ole Raassillale veel kordagi jõudnud. Ma olen korduvalt pannud kalendrisse üritused kirja, kui ma näen, et midagi toimub ja ma ei tea, kogu aeg on midagi vahele tulnud, nii et palun kergemat karistust. No ei ole hullu. Hea, et sa lõpuks siiski jõudsid ja väga tore, et täna on ka Hilm ilus siin meiega, et sa said ikkagi erinevaid asju siin meie juures proovida, et mida me siis siin pakkuda saame. Et me siin pakumegi siis neid rajaautodega sõitu seal raja peal, siis me pakume siin igamehe driftiautodega sõitu ja ka tavapäraselt kogu aeg igapäevaselt pakume ka siis seda olemasolevat hobikarti siin. Jumala äge, ma räägin, selline hasart tuleb sisse, et tahaks nagu paremini, et tuleks, et ei teeks seda spinni, aga näe, tuli ilusti. Mõnus trenn on kätele ju. Mina ütlen küll, et jube kihvt asi on see ja ma täiesti saan aru, miks inimesed seda proovivad ja pärast ei taha siit roolist ära tulla. Poiste mänguasjad on ikka poiste mänguasjad, mitte midagi teha ei ole. Kui me praegu filmiksime heegeldamisklubi kokkutulekut, siis tõenäoliselt nii äge ei oleks. Vaata, kui vähe on õnneks vaja. Tuleb istuda korraks autosse, ilma mingisuguseid instruktaaže saamata, vajutad gaasi ja lähed ja lihtsalt vaata, suu on kõrvuni kogu aeg. Ma vaatasin, et driftiautod, need olid üliäge oli nendega sõita, aga need rehvid seal all, need ei olnud nagu rehvid, seal on, ma saan aru, mingi plastmassist mingisugune kate pandud peale. Ja just nii, et sellega me nägime päris palju vaeva, et kuidas seda siis igamehe drifti nagu pakkuda. Ja seal siis me mitme kuu nii-öelda väljatöötamise töö tulemusena siis suutsime siis leida sellise lahenduse, kus siis tagaratastel püsivad peal spetsiaalsed plastikrõngad, et ega neid sinna nii lihtna pidama polnud saada, et nad seal ka suvel kuuma asfaldiga peal püsivad. Siis lõpuks leidsime sellise lahenduse, mis see siis töötab ja see on tõesti siis selline äge asi, et tõesti võime julgelt öelda, et iga inimene tänavalt tuleb ja saab sellega hakkama, et töötab nagu iga ilmaga, ka kuuma asfaldiga, et spetsiaalselt ettevalmistatud rajal ja saab sõita nagu igaüks sellega, et jah, tõesti väga kihvt kogemus. Driftiautoga sõitmine siin Raassillal ei ole ainuke asi, mis siin teha saab. Kohe me läheme kihutame nende samade autodega ja loomulikult hakkame me võistlema. Ja võistlus on hästi lihtne, võidab see, kes sõidab kõige kiirem aja ja mitte ainult nende autodega, vaid siis sõidame ka kaardiga ja võidab see, kes kokkuvõttes kõige kiirem on. Nutikad ja andekad ei ole ainult driftimasina juures, vaid teil on ka kogu rada on täitsa teistmoodi elektrooniliselt lahendatud. Ma ei näinud ühtegi lipukohtuniku siin, kui ma sõitsin. Kõik kurvid, stardisirged, kõik raadiused on täpselt tehtud niimoodi, nagu viimane VIA standard ette näeb projekteerimise, kõiki seda on arvestatud. Ja samamoodi on meil siis lahendatud ka kõik KP-punktid, ehk siis kohtunikupunktid, et igal pool on kõik toitjad asjad on valguskaablitega, et samamoodi on meil igas siis KP-punktis virtuaallipud, nii et igasse kohtunikupunkti me saame saata siis valguse, heli, mis iganes asja me saame saata kõike ja saadamegi läbi valguskaablite. Et samamoodi ka kaamerapildi, et igasugused teleülekanded, filmimised, asjad, kui meil on suuremad näiteks Balti meistrivõistlused driftis, rallikrossi meistrivõistlused, kõik asjad, kaameraülekanded, kõik asjad me saame kasutada siis enda nii-öelda algselt välja ehitatud taristut. Ma räägin, see nägi välja nagu täitsa juba päris võistlus, seal on hästi mugav ruum, kus olla. Siin sa vaatad seda sõitu, tekib täitsa selline nagu spordiüritus täitsa. Ja ongi, täpselt nii ongi, et ja see on päris soojalt vastu võetud ettevõtted, kes siin on käinud, on peetud ettevõtteüritusi, sünnipäevasid ja igasugused talve- ja suvepäevasid, et ja just, et meil on väga mõnus ja õdust nii-öelda bar lounge, kus me siis pakume ka cateringi ja igasuguseid muid toredaid kokteile. Et on väga positiivne tagasiside ja järjest rohkem meid üles leitakse, jah, just. Praegu ma sõidan Smartiga, mille rool ei pööra sinnapoole, kuhu ma tahan. Näiteks kui ma keeran paremale, siis ta keerab vasakule
ja kui ma keeran vasakule, siis ta keerab paremale ja mul on selline koonustest rada siia pandud. Ja ma üritan oma aju ära trikitada, et mitte üle koonuste sõita. Kes tahab midagi ägedat teha ja sellist üllatuslikkus, ma pean ütlema, terve see võistlus oli üks üllatuste rohke võistlus, sellepärast kõik autod olid nii erinevad, kõik need masinad, sa ei tea, mismoodi nad käituvad rajal, ma räägin, et ma täitsa väsin, kuule, ja kokkuvõttes, kes soovib sõita või hoopistükkis võistlus korraldada, siis Raassillale, jah? Just nii, täpselt nii on, et saame korraldada ja korraldamegi drifti, korraldame rallikrossi ja ka supermoto.